Tere tulemast kuulama ja vaatama papsid.ee podcasti. Mina olen Kristo Tuurman ja mina olen Illimar. Papsid.ee podcastis räägime ägedate põnevate saatekülalistega sellistel teemadel nagu vanemlus, telgitagused, paarisuhe, suhe lapsega ja loomulikult erinevatest läbikolistatud ämbritest. Ja meie podcastile on toetav õla pannud ka Elisa Huub alla, kus leiab väga põnevat vaatamist kogu perele. Seal on ka näiteks minu lemmikud 2 kanget Kaukaasias, mida ma kuidagi ei saa ilma vaatamata jätta. Nii et soovitame väga kiigata peale. Ja kui see saade teile korda läheb, leiate siit midagi põnevat, midagi ägedat, siis kindlasti järgi jätke seda enda teada. Jagage oma sõpradega sotsiaalmeedias, nii et andke teistele ka teada. Aga tänane saatekülaline. Oi, Kristo, tänane saatekülaline. Siin on kuidagi palavaks näinud. Tegelikult meil ei ole mitte konditsioneeri ei ole pekkis, vaid meil on saates täna külas väga ütleme niimoodi, et siis kuum naisterahvas. Ma ütleks isegi, et naudingute maaletooja, armastuse maaletooja ja väga palju õnnelikke paare Eestisse juurde toonud. Jaa, tere tulemast, Epp Kärsin. Tere! Tere, Kristo ja Illimar. Kuidas sulle meeldis meie tagasihoidlik sissejuhatus? No te olete väga lahedad tegelased, nii et teid on alati rõõm kuulda, mida te välja leiustate. Väga mõnus. Aga meie siin Popside podcastis ikka üle ega ümber ei saa, aga meie sellest, kus kõik algab, ehk siis lapsepõlvest palju juba teame sinu kohta, aga niisugune väike sneak peek oma lapsepõlve, et kust üks seksikoolitaja alguse saab, et milline sinu lapsepõlv oli, et mida markantset sa sealt mäletad, mida välja tuua? Minu teadlikkus on olnud hästi suur lapsest peale. Minu maailm on olnud kogu aeg selline hästi uuga-puuga. Ja nagu mu ema on öelnud, siis juba 4-5-aastasena kõige põnevamad küsimused olid ikkagi selle kohta, mis toimub magamistoas suletud uste taga. Juba 4-5 aasta. Päriselt. Muidugi. Nii et sina oled Oota, uuga, ma mõtlen sellest, kuidas see keskkond oli, üks on nagu perekond, aga see 4-5 aastaselt käisid nagu lasteaias või kas, et ma saan aru, et ikkagi sa oled Eppi varem rääkinud, sa oled maalt pärit, eks ju? Ma olen täiesti maalaps, et ma sündisin küll Paides, aga siis me kolisime kunagi sinna Saadjärve äärde. See oli siis täna on ta Äksiküla, siis oli ta Avangardi kolhoos ja siis ma olin 9-aastane, kui me kolisime siis sealt Avangardi kolhoosist väikesesse külla Tartumaale Kubratusse ja ma olen seal kasvanud. Aga kus sul kuidagi ei olnud niimoodi, et nagu sõbrad või see ülejäänud ühiskond nagu vaatas natuke teistmoodi, et mis asja? Jaa, aga nad vaatasid, aga ma ei ole ennast sellest kunagi häirida lasknud. Alates lapsepõlvest sa pole teist arvamust kuidagi isiklikult võtnud, et see on sul kogu aeg sinuga kaasas olnud siuke nagu sisemine enesekindlus? Et minu üks sõber on öelnud, et Epp, et kui sinu enesekindlus jagad ära 10 naise vahel, siis sellest on ikkagi liiga palju. Väga inspireeriv. Kas sa oskad öelda ka, kui mõelda selle oma lapsepõlve peale, vanemate nagu peale, et kas seal on midagi, mis on sinu keskkond ka nagu andnud sinna, et see enesekindlus on saanud niimoodi tekkida? Et mida on sinu näiteks vanemad teinud midagi hästi? Ma olen ülitänulik oma emale ja isale. Ma olen pere 3. laps, ma olen pesamuna, mul on vanemõde Jaanika, minust 4 aastat, vend Marek, minust 5 aastat vanem. Ja ma olen saanud olla mina ise. Meid ei ole kunagi raamidesse surutud, meile ei ole antud seda nagu piitsa kogu aeg või pigem on olnud see, et kui sa oled eksinud, siis vanemad on osanud panna meid nii, et sa saad aru, miks need asjad nii juhtusid. Ja nad ei ole takistanud, vaid nad on lasknud sul joosta peaga vasta seina. Isegi kui nad midagi nagu võib-olla üritasid, siis ega mina olen olnud oma vennast ja õest kõige pöörasem. Ja ma olen kindlasti ühe elu jooksul elanud ära mitme inimese elu. Ja ma olen ülitänulik, et ma ei ole kartnud, mul ei ole olnud hirmu ja mul on alati olnud soov teada, mis on võimalik. Ja seda kõikides kihtides. Ühesõnaga ei olnud siukest asja, et vanemad ütles, et Epp, nii, sinust saab juuksur, Marekus saab siin traktorist ja nüüd hakkate seda asja laduma. Lubati teha päriselt neid vigasid? Ja ma ei ütle, et need oleksid vead olnud, et kui ma mõtlen ka kas või oma kooliteed, et ma võisin ise otsustada, kuhu ma tahan kooli minna, mida ma tahan õppida, kui ma tahtsin midagi vahetada, teisele erialale minna, näiteks selliseid asju. Siis on alati olnud roheline tuli ja kui nagu rääkida seksuaalsusest, et kuidas ma üldse olen jõudnud sellesse kohta, et nii paljudel inimestel on väga suur häbi seksist rääkides, siis mina olin kuskil 90-aastane, kui meie kodus olid sellised raamatud nagu Kaunid valged laigud, Millest elab armastus, Eesti esimene seksiraamat. Need olid mul kõik
läbi loetud juba 90-aastasena ja minule koolis see pakutav haridus, mis meil oli seal bioloogiatund või inimeseõpetus, see tundus mulle nii igav, sest ma olin juba kõige teadlikum sellest, et meil on olemas seksuaalenergia, kõik need shivad, kõik need shaktid, kõik, kuidas naudingutest nagu päriselt kogeda kõige võimsamaid peenemakoelisi. Ma ei olnud ise vahekorras olnudki, kui mina juba oma unenägudes tegin nagu kõike, mis oli võimalik. Wow. 90-aastaselt ja siis ma ütlen, et ma mäletan ise endal neid terviseõpetuse tunde, ma ei tea, kuidas Kristo teil tulid, aga mäletan mingisugune, kas siis bioloogiaõpetaja või keegi oli tanki pandud ja siis ta oli seal näost punane ja õhetas, üritas sinna päriseva käega banaani otsa seda kummi seal sättida, issand jumal, et nagu ta sai kõvema trauma kui meie. No aga see oli ka hiljem, eks juba, see ei olnud nagu väga vara. Ja ma ütlen selle peale, selle nagu seksuaalsuse peale nagu üldse, et sul on see, no ütleme niimoodi, et tabusi põhimõtteliselt ei ole, sa võid kõigest nagu rääkida. Ma olen kuulnud seda, et sellest nii-öelda ütleme, mida lähedasemad, mida rohkem hellust vanemad välja omavahel näitavad, seda vabama nii-öelda seksuaalsusega kõige paremas mõttes, ehk siis ilma dogmadeta kasvab ka laps üles. Kas sul oli ka niimoodi, et vanemad lapsepõlves tegelikult oma hellust, armastust üksteise vastu näitasid palju välja? Meie kodus ema ja isa olid väga lähedased. Et neid kallistusi ja neid suudlusi ja neid puudutusi jagus neil üksteisele ja jagus kõigile ka meile lastele neid kallistusi, silitusi, et alati õhtul meil oli selline komme, et enne kui me läheme siis nagu magama, me läheme siis kas köögist läbi või suure toast, me kallistame, musitame ja siis läksime oma tubadesse ja siis ema veel tuli kontrollis, kas tekk on ilusasti peal või isa, eks, tegi veel meile musi ja kalli. Ja hommikul ka oli ka selline, et kui me läksime sinna kööki, juba ütleme, et laud oli kaetud, siis meid alati ema kallistas ja tegi musi. Et meil on olnud hästi palju sellist lähedust ja meil ei ole olnud kuidagi mingeid tabuteemasid, et ma olen kasvanud hästi sellises perekonnas, kus mind ei ole kokku pakitud ja ma olen ülitänulik selle eest. Ma olin 13-aastane, kui ma läksin kodust ära. Sellepärast, et meil olid, kui ma teismeliseks sain, ma olin ikkagi täiesti pöörane, et minu pärast minu vanematel on olnud ka kõige rohkem halle juukseid ja ma pean ütlema, et ma olen nii tänulik selle eest, et minu vanemad ei ole mind hukka mõistnud ja nad on võtnud mind alati sellisena, nagu ma olen. Kuigi minu vend ja õde ütlesid kogu aeg, miks te lasete epul neid asju teha ja emad seda, aga kui ma teda keelan, läheb asi veel hullemaks, las ta teeb ära, saab selle kogemuse ja nii ongi. See on ka kõige olulisem asi vist üldse, mis me lapsevanematena saame teha, et me oleme olemas. Ehk siis me oleme olemas ja võtame vastu ükstapuha millisena. Sama asi, mis näiteks mul üks põhiline asi, miks ma soovin mis ma oma lastele soovin, on see, et näiteks, ma ei tea, nad on teismelised, et nad julgevad mulle helistada, kui nad kuskil väga suure pange tegid. Nad julgevad minu juurde tulla, mulle öelda, et okei, et juhtus ja et ma olen nendele nagu olemas, et ma arvan, et see on üks lapsega läheduse loomise juures nagu mulle väga oluline, et see juhtuks, et see oleks nagu olemas, et see võimalus oleks olemas. Täpselt nagu me teamegi, et teismeseas, et hakkame neid piire kompima väljaspool kodu, aga selle asja nagu nii-öelda see paradoks ongi see, et me saame seda teha, aga kodu on alati see koht, kus me saame tagasi pöörduda. Et meid võetakse vastu sellised nagu oleme, et mitte ei pakita kokku, nagu Epp, sina ütlesid, et see vist arvatavasti toobki see julguse asja, et mul on nii hea meel kuulda seda, et teil kodus oli see elus intiimsus, näitab seda, et ma olen õigel teel. Sama. Tegin ka lastele head musi ja kalli ja naisega jagame intiimsust. Algus on tütred olid seal aga see on ju okei, et te näeksite, et see on emal, isal on ja see on elu osa, et me armastame üksteist, kui me enam ei musitaks ja ei kallistaks, siis oleks vist midagi mäda, et siis te peaksid tulema ütlema, et kuule, et MS, et mis toimub, eks ju, kuidas lood on. Aga nii-öelda selle seksuaalsust ja üldse laste seksuaalsust rääkides, siis sul on, ma tean, koolitused teismelistele, kus enda teismeline, mul on 15-aastane, kellele ma olen teiseks isaks samamoodi saatnud, ta jäi väga rahule, talle väga meeldis. Kas ta käis seal Apollo kinos seda? Tema käis sinul stuudios, aga praegu on Apollo kinos sul samamoodi. Apollo kinoga see koostöö jätkub, sellepärast, et maikuus, kui ma tegin seda Tallinn, Tartu, Pärnu, 2 korda tegin Tallinnat, 1 kord Pärnu, 1 kord Tartu, siis oli täissaalidele. Ja miks on ta teistsugune? Ma olen ise inimeseõpetuse ühingu liige, ma olin siin augustikuus ka inimeseõpetuse ühingu suvepäevadel Reiu puhkekeskuses, imearmas koht. Ja seal ma tegelikult tegin nagu väikese sellise sissejuhatuse ka enda siis inimeseõpetuse ühingu liikmetele, et mida mina räägin lastele teistmoodi.
ja tegelikult tuleb väljas, et õpetajad on üliarmsad ja nad väga tahaksid seda infot anda, aga õpetajatel ei ole olemas sellist koolitust, kus keegi annaks neile selle info nii lihtsalt ja arusaadavalt, et kui õpetaja seisab klassi ees ja ta räägib intiimsetel teemadel, siis ta peab olema tohutult enesekindel. Nii kui tal hääl väriseb või mingi kehakeelest on mingisugune lõtk sees, siis need lapsed kohe tunnevad selle ära. Et seda ei saa lapsi ei saa petta. Ja selle aasta siis oktoobris, nii 9. kui 16. oktoobril jätkub nii Tallinna Apollo Solarises kui ka Tartu Taskus. Kodulehekülje pealt apollokino.ee saab juba neid pileteid sinna osta ja seal on võimalus ka tulla lastevanematel ise kuulama, ka koos oma lastega. Võtke oma sõpruskond kokku, tulge ka täiskasvanud inimesed, tulge õpetajad ja te näete selle 2 tunni jooksul, kui lihtsalt ja arusaadavalt on võimalik rääkida väga intiimsetel ja muidu ebamugavatel teemadel. Mis vanusele see on? See on alates 13. eluaastast. Ütleme, et alla 12-aastastest, kui keegi tunneb, et ta nii väga, et on juba valmis seda infot vastu võtma, võivad ka tulla 12-aastased. Et sina oleks 12-aastasena võinud tulla, aga ütleme, tavapäraselt võib-olla on see 13 on hea vanus. Ütleme jah, just. Ja väga paljud koolid tegid grupi broneeringuid ja juba tegelikult praegu need koolid, kes ei saanud maikuus, sest need kohad läksid nagu soojad saiad, siis praegu on võimalus juba sellega kõigega tegelikult juba toimetada, et ei jääks oma kohast ilma. Sest see, mida mina jagan ja mulle nii meeldib, et peale laseri saadet, kui ma ikkagi käisin Haridus-Teadusministeeriumis, suhtlesin selle Mare Ojaga ja näitasin ka tagasiside, mul oli küsitlus noortele, siis seal on 100% koolsel osalejatelt, nad tahtsid, et selline programm oleks ka kooliharidussüsteemis. Ega Haridus-Teadusministeerium ei olnud varem süvenenud sellesse, nad arvasid, ma räägin ainult seksist, aga see info, mida ma annan, see saab alguse kõik sellest suhtest iseendaga. Ma võtan pere, ma võtan nagu kõik selle väikestest detailidest niimoodi peensusteni lahti ja panen kokku tagasi. Ja see info tegelikult on just see väärtusta ennast, armasta iseennast, kehtesta enda piirid, kontaktid tunnetega, emotsioonidega, hea läbisaamine ja ka see, kuidas meid mõjutavad teiste arvamus. Ehk tegelikult need noored, kes on olnud 2 tundi sellest loengus, nende maailm saab täiesti uue restardi. Ja nad seisavad suures nagu ringis ümber minu. Nad ei taha sealt ära minna, sest neil on tohutult palju seda rõõmu sellest, et lõpuks ometi räägib neile keegi asjadest nii, nagu see tegelikult on. Ja süstil vaata, neile ka seda enesekindlust. Ja ka see, et noored, eks ju, nad kardavad teist arvamust, nad tüdrukud väga kardavad öelda ei, sest äkki neid siis visatakse seltskonnast välja ja need kirjad, ütleme, mida mina saan Instagrami, kõige rohkem puudutab vahekorra teemat. Ja mis meil koolihariduses, mitte üheski õpikus ei ole sõna vahekord olemas. Ja kui paljud täiskasvanud inimesed ka täna, praegu, nüüd ei tea, mis on ja millised naudingud on võimalised nii kogeda, et see tõesti pakub sulle parimaid orgasme. Aga kas sul kokkupuuted olnud ka vanematega? Et minul endal nagu 3 tütart, eks ju. Ja üsna avameelselt ma nendel teemadel nagu nii-öelda räägin, et vanem tütar juba oli 6-aastane, kui hakkas küsima, mis värgid on, ja siis palun väga, spermatosoid ja näed munarakk ja kõik niisugused asjad, kus kohas lapsed tulevad, eks ju. Ja siis tal oli okei, aga pärast seda võttis asja palju niimoodi rahulikumalt. Aga ma olen näinud, kuidas vanemad jooksevad täiesti lukku, et kuidas hakata mingi pingpongitamine hakkab pihta, et kuule, et mine räägi emaga või et mine räägi isaga, kuidas need asjad käivad. Kas sinu juurde on niimoodi pöördutud sellise asjaga, et kuidas ma räägin? On ja ma olen ka teinud väga mitmeid koolitusi laste vanematele, on sõpruskonnad olnud, kes on võtnud oma sõbrad kokku ja eritellimuskoolitusena on selline 2-tunnine loeng, kus ma siis räägin, mis vanusest, mida tuleb lapsele rääkida ja mul on need materjalid nii ilusasti ette valmistatud, et kui täna nüüd keegi vaatab teie podcasti ja on soov tulla oma sõpradega, ma ei tea, oma naise, mehega, võtta terve küla kogukond kokku või mind kuskile kutsuda andma seda loengut, siis ma saan seda teha. See on ülitänuväärne nagu see sama koht näiteks, et kõikides vanusegruppides me kindlasti rääkida ei saa praegu, aga näiteks võtame kas või see 5-6, see esimene vanus, näiteks tüdrukud, poisid hakkavad ennast katsuma, hakkavad ennast rahuldama, eks ju, head endale tegema. Ja siis esimene reaktsioon võib olla nagu
kõige valem üldse, mida vanem saab teha, ehk siis keelata, käratada näiteks peale või ehmatab ise ära, sest ta pole enda seksuaalsusega kontaktis ja ta võib tekitada väga suured trauma oma lapsele. Ma tahan kohe siin parandada, et kui 5-6-aastane laps hakkab ise ennast puudutama, siis meie täiskasvanud, kellel ei ole seda teadlikkust, võivad arvata, et laps rahuldab ennast. Tihti laps hakkab ennast puudutama siis, kui tal on tohutult pinged ja ta avastab, et see puudutus rahustab teda. Et kui laps seda väga tihti teeb, siis tegelikult tuleks vaadata perekonsüsteemi. Kas ema ja isa vaheline suhe on tasakaalus? Kas peres, kas kodus on kõik hästi? Ehk lapsed on kodupeeglid, me teame kõik seda ja lapsed näitavad tegelikult välja selle, mis paari suhtes toimub sisekliimas. Nii et igale vanusele, kui on vaja teada, et kuidas, mismoodi läheneda, siis sinu käest koolitust võtta on parim. Jaa, kindlasti sellepärast, et väga palju lapsevanemad on öelnud, et neil isegi puudub nagu sõnavara ja oskus neid lauseid moodustada. Aga kui nad kuulevad mind rääkimas sellest hästi vabalt, hästi loomulikult, siis nad justkui integreerivad selle iseendale ja pärast on lapsele palju lihtsam seletada. Ja minu arust nagu kõikidel laste vanematel, lapsevanematel peaks olema kodus selline raamat nagu laste seksuaalkasvatus. Raisa Cassatore raamat. See on kordustrükina juba uuesti välja tulnud, seal on ka parandused tehtud ja see on tõesti lastevanemate piibel. Ja näiteks minu kodulehekülje pealt eppkaarsin.com on see palju parema hinnaga kui ükstaspuha millisel teisel kodulehel. Sest ma võtan otse need raamatud kirjastusest, ei ole mitte ühtegi vahelüli. Väga hea, Epp, aga vaatasin, me räägime siin nendest hinnangutest ja kuidas teismelised seda vastu võtavad ja asja. Epp, sa oled ema. Ja. Millal ja kuidas enda tütrel rääkisid neid teemasid ja kuidas tema sellesse suhestus? Ja mul on täna tütar, ta on 17-aastane ja see oli üsna varakult, ma arvan 3-4-aastane. Kõik küsimused, mida ta küsis, ma rääkisin vastavalt tema küsimustele hästi siiralt, hästi ausalt. Isegi ka, kui see oli siin samas Sikupilli kaubanduskeskuses saialeti vahel, eks ju, kui ta minu käest küsis väga intiimse küsimuse ja ma võtsin seda hästi rahulikult. Ma ei lükanud tagasi teda, ma ei öelnud, et mis asja, mida sa teed. Ja kuna ta on kasvanud nagu minu kõrval ja ma olen nendel teemadel hästi vaba olnud, siis täna on ta 17 ja ta on tohutult enesekindel, sellepärast et pole mitte ühtegi teemat, mida ta ei teaks. Nii et ma tahan julgustada lapsevanemaid, et kui lapsel on huvi ja ta küsib, siis alati vastake talle esimesel võimalusel. Ja kui sa ei tea, siis ütlegi, ma ei tea, ma uurin selle järgi, aga ärge jätke oma last teadmatusse või ärge põrgatage seda kuuma kartulit, et mina küsi isa käest või mina küsi ema käest. Sest laps tuleb küsima sinu käest siis, kui tal on juba olemas mingisugune eelinfo. Ja kui sina talle kohe ei vasta või ta tajub sind lihtsalt nagu nii hästi, siis ta järgmine kord enam ei tule. Jah, või siis teine võimalus, et lihtsalt pakin sisse. Need tabuteemad, mul on endal nii ebamugav, et lihtsalt palun rohkem ära, küsi sükst asju, miks sa niisugust asjast räägid, kõik lõpeta ära, mingid seksivärki, millest kodus pole. Ja vanematele ka, et ikkagi, kes ei ole veel käinud minu koolitusel päris ausalt, see muudab sinu enda mõttemaailma palju puhtamaks, palju ilusamaks, palju selgemaks, et seks ei ole tabu, seksuaalsus ei ole tabu, me võime elu nautida, me võime armastada, me võime kallistada. Ka naisena ma võin mehele öelda, et mul on täna seksiisu, ma võin öelda oma mehele ei, ma võin öelda talle jaa, aga me mitte kunagi ei tohi nagu paari suhtes seksuaalsusega hakata manipuleerima naine mehega ja mees naisega. Vot sellist asja teha ei tohi. Prügikasti välja ei vii, seksi ei saa. Nii, võtsid 2 õlut rohkem seal sündmuselt. Nii, kõik, nüüd on 2 kuud paus. Ma isegi ütleks seda, et me ka papsidena väga palju räägime kommunikatsioonist ja toome kommunikatsiooni kui kõige vundamenti alust. Ma isegi ütleks, et suurim seksiprobleem on võib-olla ka see, et on vähene kommunikatsioon. Et inimesed saavad kokku, teevad see seksivärgi ära, pärast pesema, magama, keeravad selja, aga tegelikult ei julgeta rääkida. Et paarid omavahel ei räägi, samamoodi mitte, et lastele ei räägi, vaid ka paarid omavahel seksist ei julge rääkida. Et aina rohkem ja rohkem ma olen aru saanud, et paarid, nad seksivad, aga mis on seksi kvaliteet? See, kui on lihtsalt vahekord, mees siseneb naise sisse, ta lõpetab ära, naine saab oma orgasmid, see ei ole veel kõik. See on alles 0 klass. Kui me võtame aja, kui me loome selle armastuse ruumi, kui paljud on mõelnud selle peale, et mis on sinu armastuse ruum?
mida sina vajad sellesse armastuse ruumi? Mis on sinu kaaslase armastuse ruum? Kas see on meil ühesugune või see on täiesti erinev, eks ju? Ärge palun alahinnake eelmängu. Eelmäng on üks kõige tähtsamaid üldse, et naine tuleks peast südame tasandile, et hakkaks kogema kehalisi, sügavaid, võimsaid orgasme, mitte seda pinnavirvendust. Mehed vajavad täpselt samamoodi peast kehasse tulekut südame tasandile, et ka naine, kui tema teab, kuidas mees teda võiks puudutada, aga mees ei ole seda mitte kunagi teinud, siis palun näita mehele ise. Tee talle näiteks seljamassaaži, tee talle tuharate massaaži, tõmba mehel jalad laiali, silita paita tuharate vahelt, mängi nagu kass käppadega, liigu mööda reie sisekülge, põlveõndlad ülierutavad, lihtsalt tunneta taju, kas sa puudutad sõrmeotstega, kas sa puudutad peopesadega, kas sa teed seda kuivalt või sa võtad kookosõli selleks, eks ju. Ja minu kookosõli on täiesti teistsugune, mitte see, mis on Selveris, Maximas või kuskil mujal müüaks, et see on täiesti teistsugune toode. Ja nüüd, kui sa võtad selle aja oma kaaslase jaoks, palu, et mees peegeldusena annaks sulle selle tagasi. Aga sa ei saa minna mehe juurde. Sa ei tee mult seljamassaaži. Sa pole ammu, ma ei mäleta, kuna sa tegid mulle tuharatele midagi head. Sa pole kunagi mu varbaid limpsinud. Mees ei hakka neid asju tegema. Kui mehel ei ole seda kehakogemust, siis ta ei oska seda pakkuda. Isegi kui naine ütleb, ma tahan, et sa teeksid seda, sealt ei tule seda. Aga tark naine on see, kes annab esimesena ja mees peegeldab. Ja tark mees on see, kui tema tunneb millestki puudust, annab tema esimesena ja naine peegeldab. Sest alati on paari suhtes tihti, et üks pool on rohkem konservatiivsem ja teine on rohkem avatud. Ja kui sina oled hästi avatud südamega, tingimusteta, sa lased oma kaaslasel küpseda ajas, sa annad talle aega, sa ei survesta teda, sest nii kui sa survestad, siis teine paneb ploki ette sulle väga väikeste sammudega. Ja te ei kujuta ette, kui plastiline on seksuaalsus, mida on võimalik sellest seksuaalsusest voolida, kui imelised on kõik mehed ja naised, aga meid ei ole õpetatud armatsema. Mina ütlen ausalt, minule meeldib armatsemise kõrgem kunst. Ja see, mida on võimalik mehele pakkuda, ilma, isegi kui tal on 500 naist enne sind olnud. Aga ma ütlen, et need naised, kes puudutavad südame tasandil, siis see mees lihtsalt sulab, nagu sulavõi. Ilus. Korja pärast seal tinade vahelt kokku seda sulavõi. Peab midagi muud alla panema. Ilmselt, et meie nii-öelda on koolitusel ka räägime eelmängust ja siis toome muidugi selle ka sisse, et Epp Kersinil teame, millal eelmäng hakkab, siis kui eelmine vahekord lõpeb. Eppu käest kuulsime, Epp räägime teile ka sugust. Ma arvan, et kõik naised ja mehed on sellega nõus, ka teie ise. Muidugi oleme nõus, me toome ise veel teise uuringu sisse, mis ütlebki 72 tundi ja me ise saame sellest aru, et tegelikult kui meil on armuse faas, eks ju, kui me tegelikult oleme kokku tulnud, see 72 tundi, see saabki kohe täis, sellepärast meil on kogu aeg nagu build-up, et sõnumid, et kus me kokku saame, mida ma ütlen talle, mida ma vastan talle, mida ma selga panen. Kogu aeg on tegelikult eelmäng käimas ja nüüd, kui see armuse faas on läbi, siis on see, et nagu olgu olla või et seal puudub absoluutselt igasugune ülesehitus. Jaa, aga ma nii soovin, et kui te tahate kogeda päris armastust, isegi siis, kui te olete 5 või 10 aastat koos olnud, ärge eeldage kunagi ühtegi asja. Ja ärge muutuge mugavaks, sest mugavus on see, mis hävitab paari suhtes kõik, mis seal kunagi olnud on. Ärge laske ennast käest ära, hoolitsege enda eest. Ka kodus, et me ei ole räpakad, me ei ole mustad, me oleme puhtad, me ei pane selga tõesti mingisuguseid silma riivavaid riideid. Vahet ei ole, kas oled mees või naine. Nii mehed kui naised visuaalis, ma tahan oma naist. Ma tahan oma meest. Et vaat see ongi see, et ma ei lase ennast käest ära. Et kui naine võtab endal kõik riided seljast ära ja ta seisab peegli ees ja ta vaatab iseennast. Ma tahan ennast puudutada. Ma julgen ennast puudutada. Siis uskuge mind, naised. Mees vaatab teid täpselt samamoodi. Aga kui sul on enda keha suhtes vastikust tunne, sa ei taha ennast peeglist vaadata, sa nagu kuivatad ennast ära, nii et peeglit ka läheduses ei ole, siis see näitab, et sul on tegelikult mingisugune error. Ja kui sul on oma kehaga error, siis sa ei suuda magamistoas ennast vabaks lasta.
Sa hakkad põdema, kas mul on selluliit, kas mul pekk kuskilt ripub, kas ta kuskilt põbeleb, on ju. Vahet ei ole, kas sa oled 50 kilo, 100 kilo või 150 kilo. Kui sina naisena ennast armastad ja sa armastad oma keha igat millimeetrit, sa võid olla 150 kilo, aga kui sa oled enesekindel ja sa naudid oma keha, siis naudib seda ka mees. Kirjutan 100% sinna alla. Aga küsin kohe juurde, et mida siis teha? Naine läheb peeglite, vaatab ennast, ja ei ole rahul või läheb mees. Meestel on see vast võib-olla on harvem, aga ma arvan, et on päris paljudel meestel samamoodi. Läheb peeglite ja ei ole rahul. Ja ei ole seda, et ma tahaks ennast puudutada, ma olen tõesti seksikas, ma tunnen ennast nii hästi. Mida siis teha? Ja me puutume selle tänu oma koolitusel päris tihti kokku, sellepärast, et kes meie juurde tulevad tegelikult on emad ja isad. Emad ja isad, kellel on just olnud, mis naise eneseväärtustamisega juhtub peale sünnitust, ta ei tunne ennast oma kehas veel hästi, et läheb veel jupp aega, aga mõnikord jääb see nagu neile luupima ja veel kestma. Ja ei tulegi sealt välja. Ei tulegi välja. Et kuidas meie mehena... Et kuidas teie mehena... Mida naine saaks, ütleme, nii naistele... Ja mis mees saaks teha, 3 küsimust. Et esiteks on see, et ärge tekitage endale stressi, kui te olete laps ära sünnitanud. Kehal võib minna pool aastat, aasta, enne kui ta läheb endisse vormi. Ja on ka naisi, kellel jäävadki mingid 2, 3 või 5 kilo üle. Ja tihti mehed, nad armastavad neid ülekilosid sealt naisel. Ja see on okei, aga naised ise kritiseerivad ennast. Ja veel, mis on oluline nagu mõista, et see keha kuvand, kui sina ei ole rahul sellega, mis on, siis oota see pool aastat aasta ära. Oled oma lapse ära imetanud, hakka rohkem liikuma. Ütle oma mehele, kallis, ma tahan trenni minna. Võta see aeg, et nädalas 2-3 korda, võib-olla kui sa ei jõua spordisaali, hakka õhtuti jalutamas käima. Esimese asjana jätta ära hilised söömised, mis on juba peale 8, peale 9 pigem ära söö. Et sinu toidukorrad, kuigi väikese lapse kõrvalt, ma mäletan ise, sa jõid seda külma kohvi, kui ma veel kunagi kohvi jõin, ma sõin seda külma toitu, sul ei olnudki justkui nagu selleks aega, aga see ongi see, et me peame saama endale mingisuguse päevarutiini. Kui sa hommikul üles tuled, kas või tee 100 kükki, on ju, kas või tee 20 kätekõverdust, et sa vaikselt nagu hakkad uuesti oma keha niimoodi harjutama vormi viimisega. Endiselt mees on ka kõrval. Tõote meelde, et enamasti, et kui ei ole just üksikemaga tegu, on mees kõrval, kes saab seda nagu pakkuda, et sa saad enda keha eest hoolitada. Ja, aga sa pead ka kõigepealt oma mehele selle välja ütlema. Et see on üldse su vajad. Ja, aga mees ei tule sulle seda pakkuma, ta ei pruugi selle pealegi tulla. Või näiteks üks naine ütles... Väsimus võib-olla on suur peal, et sa ei mõtlegi sellist. Ja üks naine ütles niimoodi, et ta hinge põhjani solvus. Laps oli juba seal rohkem kui poole aastane, ta teadis, et need titakilod ei ole veel kõik maha läinud. Ja mees lihtsalt ütles talle, oled sa mõelnud nagu trenni peale ka või? Et ütles, et ma kukkusin täiesti auku. Ma teadsin, et ma ei ole sellises vormis nagu enne last. Nii et ka mehed peaksid olema väga ettevaatlikud. Naised on sel ajal väga õrnad, väga haavatavad. Pigem püüa teda toetada ja tehke palun päriselt tervislikke toiduvalikuid. See, mis täna toimub Eesti ühiskonnas, rastsumine, ülekaalulisus. Me jõuame varsti Ameerikale järele. Ja tegelikult kõik see, mida sina sööd, see on sinu rakutoit. Mina ei taha hävitada oma rakke, ma tahan olla kaua noor. Minu toidulaud on võimalikult puhas, nii puhas, kui üldse olla saab. Ja see ka, kuidas me toitu naudime. Kui me naudime aeglast rahulikku söömist, me naudime aeglast rahulikku armatsemist. Need, kes pugivad niimoodi 2 lehte toitu lendab, eks ju, tal on ja kuskil teleka ees. Et need on, me kõik teame, et kui sa sööd, sa pead olema keskendunud söömisele. Mälutoit hästi rahulikult läbi, sinu kõht täitub palju nagu kiiremini kui see, kui sa pugid ja see häälestus jõuab 15-20 minutit hiljem sinu pähe, aju saab selle impulsi, et nüüd on kõht täis, aga tihti on juba siis üle söödud. Niimoodi, et me alustasime sellest kehakaalust, nii meestel kui naistel, et see on elustiil. See ei saa olla niimoodi, et mul on tulemas sünnipäev, mul on tulemas juubel, ma võtan ennast kätte, kleit läheb selga, ülikond läheb selga, see on läbi, ma lasen käest ära. See peab olema elustiil. Ja te õpetate see, mida teie sööte. Te annate selle edasi uuele põlvkonnale, oma lastele. Tulete eeskuju. Ja mulle väga meeldib vaadata, mida inimesed oma toidukorvi panevad. Ja mul on niivõrd kahju, et tervislik toit on kordades kallim kui see rämpsöök. See on kurb ja kahjuks ta on süvenev ka sellepärast, et mida kallimaks ta läheb, seda vähem inimesi panevad seda korvi, mida vähem inimesi panevad korvi, seda kallimaks ta läheb, sellepärast et jälle
sa transpordid ühe alusasemel ühte kasti ja järjest kallimaks nii-öelda toit läheb, et me oleme sellises surnud ringis, kui me seda valikut ei tee, et me hakkamegi tervislikult toituma. Ja veel nagu kõikidele naistele, et jätke meelde üks asi. Mees armastab sind sellisena, nagu sina oled. Ka siis, kui tal on need titakilad. Ärge kritiseerige ennast. Ärge ole ülekohtused endale, sest kui sinu kehal on stress, siis te teate, ainevahetus aeglustab. Te võite isegi vähe süüa, aga te võtate kaalust juurde. No täpselt. Ma mäletan väga hästi seda hetke, kus minul naine siis peale 3. last võttis 30 kilo juurde ja siis ta võttis üks päev tegi see otsus ära, see tundetasandil tuli temale sisse see asi ja ta hakkas nendega tegelema. Aga see tuli kuidagi niimoodi, et muutuski elustiiliks, et mitte, et mul pean hakkama seda nüüd tegema, et mul eesmärk ja kõik on ju. Ja ta võttis 20 kilo alla. Tootult inspireeris ka teisi naisi, kes seda teekonda nagu nii-öelda Instagramist jagas seda, on ju, et kuidas see mindset, kuidas ta sellest just alustas ja muutis. Ja siis meil oli üks suhteaudit, kus ta tuli ja nuttis, ütles, kuidas see võimalik, ma vaatan neid vanu pilte ja sa võtsid mind sellisena armastasid, nagu ma olin. Kuidas sa suutsid seda teha? Aga muidugi see on, kui me oleme oma valikut teinud, on ju, siis mõtlesin, sa ju seest ei muutunud. Sa olid minu naine. Ja need, kui sul on, mina kutsun need sõjaarmideks, on ju, et pahansed 3 last sünnitanud, ma ei saa siin võtta sellise, et oleks mingisugune 20-aastane bimbo mul siin, on ju, et never, et me kõik muutume. Aga vaat see ongi nii oluline, et mees ütleks need asjad naisele välja. Tihti mehed märkavad, nad näevad, aga nad ei ütle seda. Aga naised vajavad sõnalist kinnitust. Kallis, ma armastan sind sellisena, nagu sa oled. Ja rohkem tegelikult ei olegi vaja. Ja sa pead ka oma tegudega näitama, et te kallistaksite, hoiaksite, et te oleksite neile lähedased ja et seda intiimsust ei ole ainult siis, kui te seksi tahate, vaid see oleks igapäevaselt. Et kui te ka näiteks sööte, kas te hommikul või õhtul või kuna te koos perega sööte, kas te teete musi oma naisele enne sööki? Enne sööki ei tee, aga loomulikult meil on ellused nagu see hoidmine, kallistused, suudlused, see on nagu iga päeva osa, sest muidu kui seda ei ole, siis see on, mis siis on? Kusjuures lahe, et Epsased räägid, et see süda, mis on nagu tulek, on ju. Meil just siin 1,5 nädalat tagasi naisega oli üks väga lahe märkamine või vestlus oli, et ühte eelmängu osa avastasime. Tulin tagasi ühelt festivalilt ja siis vahepeal oli kodus asju juhtunud. Ja siis istusin ja mu naine jagas mulle. Ja ma olin nagu selles loos nii sees, et mul lihtsalt oli suu lahti ja kuulasin teda ja mul pilt jookseb kõik see story'd ees. Hästi pärast ütles, wow, et ma tunnen, et ma sain täiesti avaneda, on ju, ja avada endale, sa nagu oli päriselt kohal ja kuulasid ilma ühegi hinnanguta, ilma vahele segamiseta, lihtsalt sa oled siin. Ja see oli eelmäng. See on eelmäng ja siis ma hakkasin mõtlema ossa, aga mida sina oled mulle teinud, et või teed, mis ei ole nagu nii-öelda, alguspäraselt ei tundu nagu nii-öelda seksuaalne, aga mis mõjub mulle avavalt või et ma näen, et sa hoolid ja armastad mind. Näiteks, kui ma tulin tagasi siit festivalilt ja sa olid kodu briljantselt ära koristanud niimoodi, et sa ootad oma mees koju. Ja see mõjus mulle, nagu ma ütlesin, see oli minu jaoks eelmäng. Huvitavad asjad, vaatan nants, mis sa ka välja tõid, et see mõni ennast ka nagu nii-öelda märkama või avastama või kui see küsimusele vastus, et mida me meestena tegelikult siis teha saame, et naine tunneks siis peale seda sünnitamist ennast turvaliselt ja et hakkaks avanema või hakkaks nagu nii-öelda, et mitte ära anna hinnangut, ära ütle, et kuule, millal sa nüüd trenni lähed, vaid reaalselt ma märkan sind ja sa oled mulle väga kallis ja ma armastan sind. Mitte ainult ütle, vaid näitad ka seda oma tegudega. Tegudega minu arust poisikest ja meest eristab, ma olen sellest hästi palju rääkinud, ongi see, et mees on see, kes räägib vähem, aga teeb oma tegudega. Ja tore on, kui tema teod, mis tore, see peabki nii olema, et tema sõnad ja teod lähevad kokku. Räägi vähem, aga tee rohkem. Ja naised, nad vajavad tohutult seda turvatunnet. Ja mees, kelle sõnad ja teod lähevad kokku. Kas te kujutate ette see turvatunne, kui oluline on see magamistoas? See usaldus, see turvatunne, see lähedus, see intiimsus, seal on nii palju kihte. Kui naine ei tunne ennast turvaliselt, siis see ei tule. Mitte kunagi. Naised võivad kogeda kliitori orgasma, aga selleks, et naine jõuaks emaka kaela orgasmina, see naine, ta peab tundma, et ta saab täielikult ennast niimoodi kiht-kihilt vaikselt laiali lahutada. Ja mees peab suudma seda ohjata. Aga seal ei ole kiirustamist, kähkukad on väga kihtid. Aga see, kui me räägime nagu päris armatsemisest, nii nagu see on algselt loodud, sest väga paljud
seksuaalkogemused naistel on väga negatiivsed. Nende keha on justkui mingisugune läbisõiduhoov. Mees justkui ta tahaks, aga ta ei oska. Ja ka naine ise ei oska. Ja sellepärast ma ütlengi, et mina ei süüdista ei naisi ega mehi. Aga me peame nagu olema nii julged üksteise vahel, et me ütlemegi, aga tead, kallis, mulle meeldiks, kui sa teeksid nii. Mulle meeldiks, kui sa hoiaksid mind nii. Mulle meeldiks enne seksi need ja need asjad. Mulle meeldiksid seksi ajal need ja need asjad. Seksuaalfantaasiad. Kas te olete nagu kirjutanud üles oma seksuaalfantaasiad? Kas te olete teinud oma seksuaalfantaasiad läbi? Enamus mehed ja naised, neil on need peas olemas, aga nad ei jaga. Nad ei räägi. Nad ei räägi neid. Nad ei julge rääkida, aga alguse teeb see, kes on nagu tõesti rohkem avatud. Kui tema hakkab jagama, teine näeb, olgu, ta räägib, see on turvaline, aga ma võin ka jagada. Ja kui sul on midagi jagatud, siis me ei tohi seda öelda, sa unistasid seksist 2 naisega. Et sa muutud nagu armukadedaks, aga see võib olla lihtsalt mingi seksuaalfantaasia. Ta ei taha kunagi seda reaalsusesse mitte kunagi viia. Hakkad relvaga kasutama ja tõmbad lukku. Aga see on nagu erutav mõelda, kallis. Kujutad ette, kui äge. Et see võib olla ka eelmänguna. Näiteks minu jaoks see sõnaline pool on nii oluline, et ma võin peensusteni kirjeldada, mida ma tahan. Ja ma olen ise täiesti nagu märku mahla, kas ma juba nagu, see nii äge, eks ju. Aga et kui palju on neid, kellel on nagu võime ja oskus panna kõik see, mida ta sisemiselt tahaks kogeda, nii arusaadavasse keelde, et see partnerile kohale jõuaks. Seda saab harjutada. Aga tihti ei olegi, eks ju, et seda võimekust ei ole ja näiteks kui meil on kehvad kogemused, kui meil ei olegi all näiteks seda, ei ole maestrot nii-öelda ellu nagu tulnud, sa tegelikult võib-olla ei teagi küsida. Et võib-olla sa ei teagi üldse, mis sulle nagu meeldib ja praeguse partneriga ka, et nagu te ei ole seda nii-öelda vaadanud sinna sisse või proovinud, et mida sa siis soovitad, kui võib-olla naine näiteks, kui räägime naisest, ei teagi üldse, mida ta nagu tahab, ta ei tunnegi võib-olla enda nagu keha, tal pole õrna aimugi, et üldse, mis võimalik nagu on. Ja veel, kui näiteks naine on sünnitanud ja kui ta loomulikult on sünnitanud, siis naise tundlikkus võib läbi selle sünnituse olla natukene muutunud, võib-olla teda on veel õmmeldud või midagi on seal korrigeeritud, eks ju. Et see, mida naise keha läbi teeb, läbi selle 9 kuu ja läbi sünnituse, see on lihtsalt uskumatu. See on lihtsalt uskumatu. Ja kuidas see naine siis uuesti peab nagu sellest naisest, kuidas see seksuaalsus uuesti hakkab tulema, jälle peensusteni esile kerkima. Aga selleks on vaja ka mõista, et läbi sünnituse, kui see laps on tulnud loomulikul teel, siis naise tupetundlikkus võib muutuda. Ja me peame andma naisele aja. Ja seal on nii oluline, et me ei kiirustaks, et me võtame tema jaoks aega. Näiteks mõni naine, kui on tund aega eelmäng olnud, see on tema jaoks vähe. Siis küsida, aga mida me teeme selle tunni aja jooksul? Mõni naine ütleb, ma tahan 2 tundi. Ma tahangi tund aega üldmassas tagant näiteks. Või ma tahan, et hästi pikalt teeb rindasid. Või ma tahan, et ta kõigepealt enne, kui ma astume üldse vahekorda, ta puudutab mind sõrmedega. Ja see ka, kuidas naise keha, kui näiteks seks on olnud väga intensiivne ja kiire, siis naise tupetundlikkus väheneb. Kui me teeme hästi aeglaselt, hästi rahulikult, see on tõesti nagu, see on nii peen kohalolek, siis kuidas naised, nad ise ka, nad ei suuda uskuda, et see nauding tuleb nende kehast. Mehed ei tohi kiirustada. Kui naine ütleb, ma ei tunne mitte midagi, siis mina ütlen, võtke tõmmake täiesti nullise liikumine ja hakkake tegema nii nagu, nii aeglaselt, kui üldse võimalik aeglaselt teha on. Ja ka seksi ajal, et inimesed, et nad julgeksid üksteisele silma vaadata. Et kui te seksite, siis puudutage oma naise nägu, puudutage tema kaela, rinnaesist, eks ju, tema juukseid, et kui te suudlete, siis see suudlus ei ole ainult siin, vaid see võib hakata juba peopesast ja sa liigud ülesse. Iga naine on niivõrd erogeenne, aga selleks, et naise kõik erogeensus kehas ärkaks, on vaja avastada, julgeda, nihutada oma piire ja teiseks ei tohi olla mitte ühtegi suhtesõlm. Kui on suhtesõlmed sisse jäänud, siis see naine võib seksida kehavüüsilisel tasandil niimoodi 20, 30, 40 aastat ja ta ei avane mitte
kunagi. Sest tegelikult kahe vahel on sein, müür ja seda müüri, kui maha ei võta, siis tegelikult ka voodis ei juhtu mitte midagi. Väga ilus jutt, Epp, vaata, kus me oleme siis seda asja nüüd nagu nii-öelda õppinud, kes meil see seksuaalvahekorra õpetaja on olnud, Pornhub ikkagi on ja seal käib ikka räme andmine, naised on kohe nõus igast asjade ja värkidega on ja vaat, mis välja tuleb, on ju, rahulikult minna selle asjaga, aga kirjutan ka sellele alati, et kommunikatsiooni koht, et see aus kommunikatsioon on täpselt sama asi, et mis need sõlmed lahti tõmbab, sest niivõrd palju tegelikult naised täna valetavad oma meestele. Ka minu naine on mulle valetanud. Aga mis te arvate, miks nad valetavad? Nad kardavad meestele haiget teha, et teestlevadki neid orgasme ja mees mõtleb, et ta on mingi seksi jumal, on ja saame hakkama selle värgiga, jumal äge, on ja, et ongi minu naisel rämedad kähkukad meelde naine, et ma saaks selle asjaga hakkama, on ja, et mingi connection jääb, ma vähemalt andsin talle midagi, mees saab oma emotsioonid jälle siit läbi tilli kuskil nagu prügikasti tihaks tõmmata ja ongi that's it. Tegelikult mingit emotsionaalset, mingit sidet sealt ei teki. Et see ausa kommunikatsiooni koht. Mina ütlen ausalt, et lihtsalt seksi pärast ei paku mitte midagi. Aga see, kui me õpime teine teise kehasid lugema, tajuma, tunnetama läbi kohalolu, läbi hingamise, läbi puudutuse, nii palju kui on erinevaid mehi ja naisi, iga naine ja mees avaneb nii individuaalselt ja seal on lihtsalt vaja ka aega. Me ei saa öelda naisele, et see on nagu sinu probleem, et see orgasm ei saa. Mees ei tohi naist võtta kui mingit läbisõiduhoovi. Mees ja naine, kui nad astuvad vahekorda, see on kõige pühalikum rituaal üldse. Kui sul pole aega oma partnerile keskenduda, ära seksi temaga. Ära seksi temaga. Oot, siin tekib vaata error praegu. Mida me Kristoga oleme koolitustel öeldud, et mehe ja naise vahel on ebavõrdsus. Et see on nagu üsnagi kindel laks. Ja eriti teravalt tuleb see ebavõrdsus välja väikeste laste perioodis. Et mehel on ühiskonna poolt tolereeritud see, et mina lähen astun uksest välja, ma võtan oma kilbi, võtan oma oda ja nüüd ma lähen toon perele paar mammutit koju. Ma lähen tööle. Et siis mul on turvatunde ja kõik siuksed asjad. Ta saab sellest keskkonnast välja. Mina mehena saan sellest keskkonnast välja, ma tulen tagasi koju ja ma tunnen, et kuule, mingi connection võiks tekkida, mingisugune lähedus. Aga naine on kogu aeg selles rattas olnud. Ema rollis, merenaise rollis. Ema rollis olnud. Ja nüüd mees ei taju seda kohta, et oota, come on, sina ei saanud sellest välja, sa ei ole saanud tegelikult naise rolli minna. Ja tegelikult ma tahan suga intiimsust jagada. Kuidas, ja samal ajal meil on väiksed lapsed, meil ei ole aega 2 tundi teha seda, sest ma olen väsinud tegelikult. Feil, ma mõtlengi, et seesama, et see on ideaaltingimust. Me läheme näiteks, ma ei tea, nädalavahetus spaasse, teemegi 3 tundi joonid, 3 tundi lingamit, meil on nagu ideaalne, eks ju, ja nüüd paneme selle nagu päris ellu ja minu arust on see nii oluline, et see intiimsus, et see seks, et see lähedus oleks olemas seal ka väikeste laste nagu perioodil mingisugusel kujul, sellepärast muidu on see kaugenemine, sest see lähedus on ju nii oluline, see intiimsus on nii oluline osa suhtest, mis võib lihtsalt minna kaotada ära. Ma tahan siin öelda, et mees on, ja nagu sa ütlesid, ta lähebki, astub koduksest välja, ta läheb justkui toob need mammutid koju, mees tuleb koju, ta on kurnatud, eks. Naine on päev läbi kodus olnud, ta on samamoodi tegelikult kurnatud. Ja nüüd ongi see, et ma nii sooviksin, et mehed mõistaksid, et kui ta tuleb koju, et ta võiks küsida naise käest. Kallis, kas sa soovid, et ma aitaksin sind? See võib olla mingi üks asi. Võib-olla ta ütleb, et tead, kallis, ma tahaksin minna lihtsalt vanni, olla pool tundi vannis. Et ära palun lase neid lapsi siia ukse taha karjuma. Ma olen nii palju neid lugusid kuulnud, et ta läheb justkui vanni ja siis need lapsed kõik seal, ta ei saa, tal on nagu stressitase juba selline. Ja on tehtud ju teaduslikud uuringud, et mida rohkem, kui on väike laps sündinud, mida rohkem mees ise pakub ennast naisele appi, seda rohkem ja seda kiiremalt naine taastub. Samuti need unetunnid väikeste laste kõrvalt. Et kui sa käidki 5 päeva nädalas tööl, eks oled, ütleme sellises elumustris, siis ütle naisele, tead kallis, nädalavahetusel, maga sina üksinda. Ma magan selle pisikese beebiga. Et sa tead vähemalt, et ta naine, nagu ta saab ennast taastada. Ja mida kiiremini naine nagu saab oma energiavarud taastatud, seda kiiremini tuleb ta sellesse armaste energiasse tagasi. Aga ma tean naisi, kellel ongi 1 laps järjest, 2 last järjest, 3 last järjest. Ta on täiesti ribadeks ja ta ei tea enam ise ka, kes ta on. Ja väga paljud naised ei ole ka õppinud ära delegeerima.
nad tahavad hästi tublid olla. Nad tahavad hästi tublid olla, aga me ei pea naisena nii tublid olema. Sa võidki öelda, kallis, ma ei jaksa. Ma päriselt ei jaksa. Ja nüüd ongi see oluline osa, et see paari suhtes me julgeme öelda välja, kui meil on ikkagi mustad pilved pea kohal. Me ei pea hambad ristis olema selles hetkes, vaid te koos tegite need lapsed, te koos kasvatate ja meil kõigil naistel on selline periood elus, kus me lihtsalt ei jaksa. See laps võib olla üliarmas, aga sa igatsed seda oma aega. Ja sul on nii tore, sa lähedki oma sõbrannadega jalutama, lähed kas või kohvikusse 1-2 tunniks, et see mees pakub sellele naisele selle võimaluse, kui naine ise ei oska seda nagu välja kuidagi nagu küsida. Jah, tihti isegi naised ei oska seda, nad ei julge seda, siis mehe ja lausa kohustus on see, et ta võtab selle vastutuse, oma isa rolli, võtab selle, et tema on lastega ja ta lihtsalt isegi nagu tõukab, lükkab, broneerib sellele naisele ühe massaaži näiteks ära, teeb mingisuguse liigutuse ära, mis on juba paika pandud, et tal ei ole, naisel ei ole seda võimalust nagu ei selle öelda. Ja ma tahangi öelda, et ega ka meestel, kui laps sünnib, väga paljudele meestele see on ikkagi väga suur stress, sest see laps paneb proovile selle paari suhte. Ja kui seal paari suhtes on juba olnud varem mingisugused kriisikohad, siis ta toob nii teravalt nähtavale ja ka mehed vajavad tegelikult toetust. Ja kui mõlemad paarid, mees ja naine, ütleme paarilised, on nii stressis, siis see laps nutab, karjub, ta elab selles vanemate energiaväljas, mis on nii pingeid täis. Ja siis palun, ärge kartke küsida abi oma vanematelt, oma vanevanematelt, oma sõpradelt, et lihtsalt öeldagi, teate, lüpske rinnast see piim välja, pange sellesse sügavkülme ja öelge, teate, me lähme. Ja lihtsalt, et seda aega võtta. Ma saan aru, vastsündinud lapse kõrval sa ei saa, aga kui see laps on juba seal 5 kuud, 6 kuud vana, no siis on juba see esimene piir tegelikult, et me tahame seda aega. Ja teiseks ka, et nii paljud võtavad lapse enda kõrvale magama. See ei ole vale. Aga te peate ikkagi ja mingi ajani, aga lihtsalt nüüd on ka see koht, mida naised teevad. See laps on puhvriks. Kui seal mehe ja naise suhe on ära kadunud, logiseb, siis nad ei taha seda last magamistoast eraldi magama panna, sest siis on justkui tuleb üksteisele otsa vaadata, et mis meie suhtes toimub. Ja see on väga valus. Jah, sest kui on kriisid, sest laste tulek ise on juba tohutu kriis ja kui seal on mingid kriisid all, siis see see kõik võimendab. Seda sama Statistikaametis ka, mis me välja võtsime, ongi, kui sul on lapsega suhted, siis 2-3 eluaasta on see, kus kõige rohkem paare läheb lahku, eks ju. Sellepärast, et see on see hetk, kus arvatavasti see siis noorem laps, võib-olla vanem läheb kooli, noorem laps läheb lasteaeda ja tekib see aeg ja isegi kohustus siis üksteisele otsa vaadata, sest ennem oli see puhver vahel ja siis enam seda puhvrit ei ole. Ja, et mina nii sooviksin, et iga paar enne, kui nad üldsegi saavad lapsevanemateks, et nad nagu õpiksid üksteist tundma, peensusteni rääkima lahti nagu kõik teemad, ka seda, et kuidas sina ootad, kuidas me last kasvatame, sest kui vanemad, kes on, ütleme, oma kodust tulnud nüüd oma vanemate poolt mingite mustritega, aga me ei ole neid laiali laotanud, siis võibki olla, et üks on üli nagu range mingites põhimõtete kindlalt, ta ei muudagi neid, ta jääb endale ja teine nagu hoopis nagu tahaks natuke vabamalt võtta, siis seal tekivad omakorda vanematel omavahelised pinged. Ja kui on laps, siis lapse juuresolekul ei tohi kunagi üksteisel vaipa ära tõmmata. Kui teil on erimeelsus, siis laste juuresolekul te mitte kunagi neid ei lahenda. Kui mees midagi ütleb, siis naine vaikides on nõus, kui naine midagi ütleb, mees on vaikides nõud ja pärast räägite oma vahel. Mis tegelikult on, mis puudutab nagu lapsi, sest lapsed õpivad väga kergelt ära selle manipuleerimise. Väga kergelt. Aga me ei taha ju seda tegelikult. Kohe mingi ühe autoriteet kukub, see piir nihutati väga-väga kaugele ja korras. Kuidas sinu, kas sa mäletad ka, kas sinu seksuaalsus ka, kui sa lapsevanemaks said, muutus? Kerime 15 aastat tagasi nüüd. 17. Okei, 17. Ma ei tea, kas ma tahan sellest rääkida. Räägi ikka, see on nii joon. Räägi meile kogemus. Ma võin sissejuhatuseks enda osa teha seda, et meil oli see, et pärast esimest last, ma olen siis 2 last on enda oma, 3 on naise eelmisest suhtest ja pärast esimest last ei muutu mitte midagi. 2 nädalat läks mööda, kus on see kõik on taastunud, kõik mitte midagi, kumbki meist ei saanud aru, et midagi on toimunud. Ja tuli teine laps tuli mängu. Ma mõtlesin, et samamoodi läheb edasi, aga vot ei läinud. Kõik on muutunud. Et puudutus ei taha, ütleb, et on teistmoodi, mis toimub, ma ei saa aru, mis toimub, et kadusid ära orgasmid, mis mõttes, selline asi on ka üldse võimalik, et selline asi võib ka, kõik oli uus ja
uus nii-öelda, mis ei olnud üldsegi tore, mida vastu võtta. Ja tundmatu, eks ju ka sellises olukorras olles, et väga paljudel naistel on ka näiteks, kui ta juba rasedaks jääb, see seksuaalsus võib muutuda. Mõned lähevad täiesti nümfomaaniks, nagu lihtsalt mees ei jaksa teda ära rahuldada. Ta lihtsalt nagu lõunal koju ka ei julge tulles, ta teab, et peale lõunas suppi on seks, on ju, ja ta ei jõua lihtsalt tööle minna peale seda. Hirmus mõelda kohe. Ja teisel naisel on jällegi see, et tema seksuaalsus juba raseduse ajal kaob ära. Ja siis on ka mehi, kui naine on rase. See rase naine võib tekitada temast seda, et me ei seksi. No mul oli see, sul oli see ja mul oli see blokk. Et siin on nii, ütlen, et nii palju, kui on erinevaid mehi, on täpselt erinevaid nagu ka kogemusi igal ühel. Ja on ka naiseks, nii kui ta laps ära sünnitab. Mõni tahaks niimoodi, ta läheb koju, ta praktiliselt peale sünnitust. Kui pole ühtegi õmblust, mitte midagi, on ju, ta juba seksib. Ja teisel võib minna 1-2 mööda pool aastat, isegi aasta. Ma tean ka neid naisi, kes on öelnud 1,5-2 aastat. Ta ei taha meest, ta lihtsalt ei taha. Ja siis ma olen öelnud, aga teate, seksuaalsus on ennast kokku pakkinud. Ja siis ei ole vaja mitte midagi muud teha, kui natukene ennast sundida. Ja siis vaikselt hakkab see seksuaalsus avanema. Aga mehed ei tohi naisele sellist asja öelda. Noh, seksime ka või? Mitu risti ma sinna kalendrisse juba mitu kuud tõmmanud olen, mitte ühtegi seksipäeva. Võt kõik sellised märkused naisele. Kaugendab ainult seda asja. Ainult kaugeneb. Et pigem püüa nagu olla naisele kõige suurem sõber, kõige suurem kaaslane, kõige toetavam inimene, kõige mõistvam, kõige arusaadavam, et aru saada, mis naisega toimub, mida ta sel hetkel tegelikult vajab. Mõni naine on lihtsalt öelnud, et ma ei vajagi midagi muud. Ma tahaks, et ta hoiaks mind lihtsalt kaisus. Esimene lähedus üldse. Esimene lähedus üle pikkade kuude. Ta ei ole nõus vahekorda astama. Sest see on kohe nagu 1-10 minek, aga tegelikult 1, 2 ja 3 on puudu. Ja, et sa võid võib-olla nädal aega te magate kaisus. Siis hakkate alles musitama, siis hakkate alles suudlema, siis alles teete rinnamassaaži, et see on nagu väikeste sammudega. Nagu trenn. Ja kui sa niimoodi alustad uuesti naisele lähenemist, siis naine ei saa traumat, vaid tal tekib ka see iha. Ja mitte midagi nagu ei ole halba selles, et kui see hetk, kui me nagu ei taha vahekorras olla, kallid naised, teil on käed terved. Ma olen nii, nagu olen öelnud nendele naistele, kes jõuavad lingami massaažikooritusele sel hetkel, kui neil on kõhud ees. See on see aeg, kui sa oled nii elurase, sa ei jaksa võib-olla enam seksida, sul on ebamugav, sul on valus või mida iganes, on ju. Sa saad mehele teha lingami massaaži. Sa saad peale sünnitust talle kohe teha lingami massaaži ja küll see vahekord tuleb uuesti teil tagasi. Et see lingami massaaž, see nagu päästab peresid ja paarisuhteid. Hoiab seda lähedust ja seda seksuaalsuses üleval, eks ju, kui muu pole võimalik. Hoiab elavana. Aga kuidas sul oli, kui sinu nii-öelda see 17 aastat tagasi erinev aega, et kas sa ise meie vahel ära muretse? Tuhanded inimesed, kes te mind kuulate, saate teada, kuidas oli minul. No minul on olnud kogu aeg väga kõrge seksuaalsus, kogu aeg. Et see oli raseduse ajal, see oli peale sünnitust ja minu lapse vanaema on minu naistearst, oli ka see, kes võttis sünnituse vastu ja eks ta mind väga hästi tundis ja teadis ja siis ta luges mulle juba sünnitusmajas sõnad peale, et kuna ja siis ma nagu ikkagi ütlesin, et siis ma ikka helistasin, et kuna nagu tohiks natukene veel kannatust, et siis nagu. Et arsti tõendi said kaasa, aga seda ei tahtnud üldse arvesse võtta? Põhimõtteliselt küll, jah. Ühesõnaga, hundipoosid ei soovitanud, oled kuulnud sellest? Et ei hundipoosist ei rääkinud. Okei, seda ei soovita, selge. Et aga iga naine ongi erinev, et sellepärast ma tahangi öelda naistele, et ärge võrrelge ennast oma sõbrannaga, kui mõni sõbranna, eks ju, sünnitab ära, et ta on kohe valmis. Aga sinul on läinud juba 1, 2, 3 pool aastat möödas ja sul ikka mitte midagi ole. Ärge võrrelge ennast kellegi teisega. Sina pead olema ise küps. Ja kui sa ei ole ise küps, siis sa tegelikult tekitad oma lisatrauma sellega juurde. Ja mehed peavad olema hästi kannatlikud, eriti kui on sündinud laps, siis see naine on hästi habras, hästi õrn. See on täpselt nii, nagu te esimest korda saaksite uuesti kokku. See on jällegi nagu esimene vahekord siis, kui te tutvusid. Sohakas. Mina vaeksin hästi meestele ka selle südamele, sest ma ise tegin peale teise lapse sündi selle koha, mis sa just praegu Epperina rääkisid, mis sina, Krista, rääkisid. Ühesõnaga, ma solvusin oma naise peale, sest peale esimest last meil oli ka 2 nädalat läks mööda, pidu käis, trillalat, mitte midagi poleks nagu muutunud, nii mõnus nagu nii-öelda.
ta sündis teine laps, aga neil on kõik need 2 aastase vahega, ehk siis see keha poolt taastunud tegelikult sellest esimesest lapsest. Ja kõik, absoluutselt kõik 0. Ja siis oli möödas juba 2 kuud ja siis mul oli niimoodi, et mis nüüd toimub, hakkasid tulema need solvumised, niisugune poisilik solvumine, jonn tuli peale. Mis mul viga on, et miks ma ei kõlba sulle enam, on ju. Ja mis juhtus naisega, kogu aeg kaugenes. Pärast naine jagas mulle seda, et valus tal tegelikult oli, kui ta talle nii ütles. Ta läks voodisse alati enne mind. Miks? Et laduda meie vahele padjamüür. Et jumala pärast isegi mitte väike varvas ei läheks vastu, et äkki täna hakkab midagi juhtuma, on ju. Et siukest võimalust ka ei tekiks. Tal oli kartus, hirm oli sees oma mehe eest. Täpselt. Ja, aga nii paljud naised, kes on sünnitanud, eks ju, tegelikult nad võib-olla sel hetkel ei vajagi seda vahekorda, aga nad vajavad seda teie lähedust, et lihtsalt hoia teda kaisus. Hoia teda kaisus. See sama koht, et kui on see, et puudutus tähendab kohe, et nagu akt järgneb, siis on see, et naine ütleb, see oli eelmängele ei. Siis on see, et kui seal on see ootus ees, me koolitusel ka räägime, eks ju, et kui sul ootus on juba, et kui naine saab aru, et seal on tagamõte, seal on tagamõte, see puudutus on laetud. Ja puudutusel, siis see on vale, see ei viida samamoodi mitte kuhugi. Ja, et see on nagu vaatan, mehed jõuavad meie juurde ka, mis me oleme rääkinudki, et kas sa oled kunagi proovinud teha massaaži ilma selleta, et sul jõuab nagu asi vahekorrani. Kas niimoodi saab ka, et see tekitabki seda usaldusruumi, et see naine ei tahagi seda massaaži lõpuks võtta vastu, sellepärast et teab, et iga kuramuse kord ta peab need reied rõukku ajama ja see on jama. Tal ei ole seda vaja, et see tuleb nagu kohuse tundest, et ma justkui oleks sulle nüüd võlgu ja et nagu proovida neid puudutust päriselt teha, sest minul, kui see teine laps oli sündinud, mul läks pool aastat aega, et siis aru saada, et oot, mina teen midagi valesti ja ma pidin lähenema hoopis sellega, et ma tegin mu naisele seda postitite mängu, kus ma jätsin väiksed sedelikesed koju, tema tavapärast maailma muuta ja siis ma sain selle kogemuse, kuidas ta tuli mulle, ma olin töölt tulnud, ma mäletan seda hetke väga hästi, tuleb mul ukse peale vastu, vaatab mulle sügavalt silma ja ta kallistas mind. Ja ma sain aru, ma tegelikult ei ole seda seksi üldse oodanudki, mis ma ootasin seda lähedust, intiimsust. Et see oli nagu kõige tähtsam. Ja vahest selline suur kallistuse, selline lihtsalt kallistuses olemine laeb meid nii palju, aga vaadake, kui naine on nagu solvunud, siis ta paneb ennast nii lukku, ta ei taha seda lähedust, ta ei taha seda puudutust, mitte midagi, siis täpselt seal ongi see tagamõte, et äkki nüüd saab. Aga kui sa nagu joos saad aru, et olgu, kallis, ma annan sulle sinu aja ja sa lihtsalt oled tema kõrval, lased tal vaikselt uuesti tagasi tulla oma naiselikkusesse, oma seksuaalsusesse, siis on see kõige ilusam kingitus, kui naine saab rahulikult uuesti avaneda. Et ta ei ole survestatud, et ta ei ole nagu pinge all. Ja mis on ka meestel, eks ju, kui ta pole ikkagi ammu vahekorras olnud, siis ta ju on ise nagu hästi pinges. Ja nüüd ma tahan öelda naistele, et kui on see väike laps kodus ja mees jääb vahele sellega, et ta vaatab pornot ja ta rahuldab ise ennast, siis see on okei. See ei tähenda seda, et ta sind enam ei armasta, vaid ta lihtsalt tahab selle ise ära teha, et rahulikum ja normaalsem mees kodus olla, teie enda jaoks. Jah, et ei oleks kogu aeg ajaks seal kõva tilliga seal maitseainete purk ümber, eks ju, või iga puudutus oleks mingisugune, et kuule nüüd saab äkki asja. Et sa tahad siis nagu seda väita ka praegu, ma saan see jutust aru, et ka naise koht on vastutada siis selle eest, et ta räägib mehele, et kuidas. Läks välja, mida tema ise soovib ja võtame rahulikult. Võtta rahulikult, et näiteks ma jällegi toon siia kõrvale minu koolitus Naine tunne oma keha. See on selline koolitus, kui naised sinna tulevad, siis tihti on see väga paljudel naistel alles viimane koolitus. Nad on käinud läbi lingami massaaži koolitus, nad on käinud suuseksi koolituse läbi ja siis nad tulevad alles Naine tunne oma keha jooni massaaži koolitus. Ma ütlen, aga miks? Sina pead alati valima ise ennast esimesena. Ja kui sina tunned ise ennast peensusteni, siis alles hakkab sinu seksuaalsust nagu päriselt lahti rulluma. Sest sellel koolitusel on tõesti peensusteni kõik see teooria, mida ma räägin, et mida naine ise saab enda keha jaoks teha. Kui paljudel naistel on mingisuguseid kehatraumasid või mingisuguseid kehaplokeeringuid, kuidas ma räägin sellest tantsu olulisust, sellest iseenda puudutamisest, iseenda rahuldamisest. Väga paljud naised ei ole endale näppe sisse pannud, nad ei teagi, kus on neil G-tsoon, A-tsoon, V-kanal, N-mu punkt, U punkt, P punkt, kuidas saab rõngaslihast orgasme, kuidas jõuab emakakael orgasmini.
kõige toredam on olla koos sellise naisega, kelle seksuaalsus on nii nagu mahlane ja nii nagu selline avatud, et te saate koos, kui naine tunneb, siis te saate koos avastada ja veel rohkem võimalusi sinna erinevaid kihte peale ehitada. Sama, mis me enne ka rääkisime, et kui naine tegelikult ennast ei tunne, et ta ei oskagi kommunikeerida seda ka partnerile, ta, tore on, et ma tahaks saada midagi, aga mis see on tegelikult, ma ei tea. Tahan saada head ja nüüd kohe praegu, aga ei oska öelda, mis see hea on. Ja siis seal on lahe on veel see, et nad saavad ju pika konspekti kaasa, seal on üle 60 erineva positsiooni, kõik on piltide peal olemas. Sa reaalselt võtad selle konspekti ja sa hakkad ise endale tegema rinnamassaaži. Sa õpid ise enda rindesid puudutama, sa mõtled, kas mulle meeldib see kruttimine, kas mulle meeldib pigistamine, äkki mulle meeldib vibratsioon, äkki mulle meeldib nipsu lasta, äkki mulle meeldib hoida peopesakopis mängida. Ja kui sa niimoodi peedusteni tunned ja pärast sa oled koos mehega, siis sa saadki öelda, kallis, vaata, ma näitan sulle. Või kallis, teeme koos. Jah, see sama, mis ennegi ütlesid, et tee paku mehele näiteks seda, mis ise soovid saada. Paku samamoodi ja las siis mees teeb sulle seda ja vastupidi ka. Las mees puudutab sind ja tee mehele see vastu. Ja see ei ole nagu häbi ega tabu, kallid naised, kui te näitate ise oma mehele, kuidas sina ennast rahuldad. Ma räägin seda väga palju, ma räägin seda igal võimalusel, sellepärast, et see naise seksuaalsus, kui ta ise ennast julgeb puudutada, ta näitab oma mehele, kuidas ta seda teeb. See on mehele ääretult erutav. Ääretult erutav. Mina selle kogu aeg kuidas teie naised ennast rahuldavad. Absoluutselt. See on erutav. Ja sa ei mõtle niimoodi, et issand, kui piinlik, kuidas ta seda teeb. Vastupidi, sa tahad oma naist veel rohkem. Ja vot see ongi. Loomulikult, jah. Täiega nõud. See on nagu näed naise nauding. Ja kuidas iga naine ja tal on ka oma tempo ja oma rütm, kuidas ta ennast rahuldab, on ju. Ja me võime ka näidata näiteks mingid sekslelud. Me võime ka neid näidata, kuidas me seda ise kasutame. Et ärge nagu arvake, et me kuidagi peaksime neid asju varjama oma kaaslases. Ei, see on väga loomulik. Ja kui me näiteks seksime kogu ühtemoodi, siis see muutub igavaks. Tehke rollimängud, tehke sidumismängud. Ma olen täiesti vaimustuses shibarist, Jaapani sidumiskunst. Sul on mehega nii usaldusäärne suhe, sa lased ennast kinni siduda. Sul on silmad kinni, su keha on täiesti seotult ja siis mees hakkab vaikselt puudutama või puhub siia kuuma õhku, enda hinge õhku peale. Sa lihtsalt juba oled sellest nii orgastiline, et sa võid kogeda energeetilisi orgasme. Nad on naljad. On to-do listis olemas täitsa ees. Uudsus veel tuua, me oleme siin D1-s Elisa Stage'is filmime praegu. Teisel korrustel D1-s Hot Lips, parim pood. Parim date, mida teha oma naisega. Tule siia, võid selle kino ette teha, kui tahad, võid väikse söögipausi teha, kui tahad. Ja lähed Hot Lipsi ja siis lähed koju. Ja teiseks on see, et mina teen ka Hot Lipsiga koostööd, nad on minu koostööpartnerid juba aastast 2015 ja on ka võimalik niimoodi, et te kirjutate mulle. Ma tulen teiega personaalselt, sina, sinu mees, sina, sinu naine ja ma tulen teiega Hot Lipsi kaasa ja ma tutvustan teile neid tooteid ja te saate teha sealt oma valiku. Selline personaalne teenus, nagu lähed oma selle isikliku disaineriga riiete poodi, aga ja siis ma võin teile jagada, mis on minu lemmikud, mida mina sealt kasutan ja mida mina olen avastanud, nii et selles suhtes on see kõik väga, väga äge. Okei, väga lahe see pakkumine. Enne eelmise teema lõpetuseks veel tahtsin öelda, mida me ka nagu nippaneme samas, et tagamõtete puudutuste juures, et kui vähegi võimalik, siis kui see on teema, kui sul tegelikult tunned, mehena eriti, et sa oled laetud selle nii-öelda puudutuse juures, siis leppidagi kokku see tagamõteta massaaž näiteks, need tagamõteta massaažid, kus sa tead, kus on kokku lepitud, et ükstapuha, kui väga kumbki pool ka ei taha, see ei jõua mitte kuhugi. Et lihtsalt luua neid võimalusi, kus naine saab uuesti hakata usaldama meest, see turvatunne tuleb vaikselt tagasi, et kui see on nii-öelda see probleem ja tihti see on, siis me oleme küsinud seda ju ka lisan veel siia juurde selle asja ka, et just aus kommunikatsioon. Aus kommunikatsioon ka naise poolt. Sest kui meil oli naisega see olukord, siis naine tegi ennast valeks. Ta mõtles, et temal on midagi viga. Ta oli nõus mulle, et kuule, võta see raha ja me saame piisavalt vead laste raha, mine sinna kuist mingi bordelli ja kõik, et ma tunnen ennast nii kehvasti ja halvasti, et ma ei suuda praegu siin rahuldada. Et naine ka räägiks reaalselt mehele seda, et julgeks rääkida.
et välja rääkida siukest, mul on praegu siukest olukorras praegu, et see on okei, et mees hakkab siis mõistma, mitte et see nagu nii-öelda tabune hoida, et üks on solvunud ühes toanurgas ja teine on õnnetu, et tema kehas on midagi valesti ja on ennast kokku pakkinud. Ja teiseks ma tahan ka öelda meestele, et ka teie ise, kui teie tunnete, et teil on piir käes, et teil ongi nagu niimoodi on piir käes, siis rääkige oma tunnetest oma naisele, mida sina tunned, mis oli enne last, mis on nüüd lapsega koos, mis on muutunud, mis on sinu soovid, mis on sinu vajadused. Sest ei ole niimoodi, et te peate ainult naist kummardama ette ja taha. Paari suhtes on nii tähtis, et mõlema soovid ja vajadused on rahuldatud. Ja me vaatame alati üksteise poole. Ja me oleme tähenduslikus suhtes. Me oleme tähendusliku suhte loonud. Ja igas suhtes on kriisid. Aga see kriis annab võimaluse kasvada paremasse kohta. Sest kui palju petmisi on siis, kui naine on sünnitanud või naine on elurase ja mees lihtsalt ei suuda, ta lihtsalt ei suuda seda koormat kanda ja ta lähebki ja ta leiab lahenduse küla peal. Aga enne, kui sa hakkad küla peale minema, ütlege oma naisele, tead kallis, ma olen nii piiri peal. Ma armastan sind, ma tahan sinuga lähedust, ma tahan seda füüsilist lähedust. Et mida me leiaksime lahenduseks, et ka minul oleks hea. Ja mina ütlen tõesti lahendus. Kas see on suuseks või see on lingamimassaas? Mees tegelikult kogeb ülivõimsaid naudinguid, kui naine teeb talle lingamimassaasi. Ma võin öelda, et enamus mehed oma elus, kelle naised ei ole käinud lingamimassaasil, nad ei tea, mis asi see on. Sest mitte ükski mees ei tee endale nii pikalt, nii põhjalikult. Nad ei suuna seksuaalenergiat. Kes käib Tom Valsbergi juures, need mehed juba oskavad, on ju. Aga see, kuidas naine saab toetada meest ja kuidas sealt luua ka lihtsalt lingamimassaasist, võib mees saada sellise rahulduse ja sellise naudingu, et ta mõtleb, vau, kust kohast see tuleb. Üks on see rahuldus, eks ju, ja see nauding, mis saada, aga tegelikult on see läheduse koht. Läheduse koht. See on nii suur intiimsus, et me lihtsalt puudutame ja ka, et mehed oskaksid olla need vastuvõtjad, mitte alati andjad, vaid ka vastuvõtjad. Ja kui see mees ennast armastab, eks ju, ta oskab seda hinnata, tal ei ole nagu selles suhtes mingi terrorit, et tema peab kogu aeg naisele panustama, siis see paari suhtes võib olla kord annab üks, kord annab teine, aga see peab olema tasakaalus. See on väga erutav ka, kui naine seda pakub ja naine tuleb selle ideega, et sa ei pea ise olema see kogu aeg, kes initseerib. Tean omast käest. Omast käest. On ette tulnud. Aga enne see ka, et see sama koht, et kui minnakse nendeks petma, vajadused on nii-öelda katmata, et vajadusi saab alati katta või leida nagu selle koha, et kui on nagu väärtushinnangute probleem, eks ju, sama, mis sa ennem rääkisid, kui inimesed lähevad suhtesse ja tegelikult on nagu väärtustega on nagu midagi on väga paigast ära. Ühel näiteks ongi korra kuus, teisel on iga päev, eks ju. Kas need annab nagu kokku viia, võib-olla ei annagi või see lapse kasvatuse osas täiesti erinevad väärtused, aga vajadusi enamasti annab nagu, kui need kommunikeerida, annab nagu leida selle ühine pind ja ei ole vaja minna väljapoole vaatama. Ja veel, kui näiteks naine on sünnitanud ja ta on loomulikult eelsünnitanud ja võib-olla on tekkinud sinna mingid rebendid ja teda on õmmeldud ja pool aastat on möödas ja sul on vahekorras valus, siis kallid naised, palun ärge jääge selle murega üksi. Minge palun naistearsti juurde tagasi, rääkige, et teil on valus, võib-olla tuleb teha korrigeeriv operatsioon, sest peale lapse sündi vahekord tegelikult ei tohi olla valus. See peab olema veel parem, piltlikult öeldes, kui kunagi varem. Ilus. Kui ütleme, seks, intiimsus, lähedus suhtele ülivajalik. Aga mis on veel, mis sa ütled, mis on nagu õnneliku suhte saladus? Kindlasti ausus. Ja ärge eeldage mitte ühtegi asja. Öeldakse, et õnnelikud paarid räägivad nädalas vähemalt 15 tundi. See teeb rohkem kui 2 tundi päevas. Et me lihtsalt räägime, et nagu peensusteni. Ja see rääkimine tegelikult ju hoiab meid hästi lähedastena, et me julgeme jagada, et mees julgeks jagada, et naine julgeks jagada, ka ebaõnnestumised, ka mingid oma hirmud, et me saame hästi lähedaseks siis, kui me võtame ära kõik maskid. Me saame ainult lähedase ja tähendusliku suhe luua siis, kui meil ei ole hirmu läheduse ees. Ja näiteks, miks väga paljud mehed te tead seda, vahekord kestab väga lühikest aega, sest läbi vahekorra tekib sulandumine, tekib hingeline sulandumine, aga kui neil on trauma mingis varasemas suhtes läheduse ees, võib-olla neid on maha jäetud või seal on mingi väga, siis tal tekib see plokk nagu, tahab seda lähedust, aga see on korraks,
see on ainult tõesti mõned minutid, ta lõpetab ära ja kõik. Aga sellega ta ei lae iseennast ega ka oma kaaslast. Laevad meid ainult vahekorrad, mis on mõtestatud, mis on rahulikult, peensusteni läbi mõeldud. Ja niimoodi vahekord peab lõppema nii, et mõlemad tunnevad, see oli parim seks, mis meil kunagi olnud on. Ja see peaks olema iga vahekord. Kähkukate järgi, no see on ka võib tore olla, aga kui meil on ainult kähkukad kogu aeg, siis selle kähkukaga lihtsalt tekib kehal hoopis teistsugune, see on nagu kiirtoit, ta on nagu hea, aga kõik. Aga kui sa lähed kuskile, ma ei tea, lähedki sinna Noblessnerisse 180 restoran, sa naudid, see juba, kuidas sa oled seal ootav, kuidas sulle tuuakse see imemaitsev väike nagu see hanemaksa-patee, eks ju, see kommi moodi. Ja siis, kuidas sa lähed, sa loed seda menüüd, tegelikult vahekorras on samamoodi. Me teeme iga etapi läbi mõeldult ja peensusteni perfektselt. Ma nii tahaksin, et kõik inimesed kogeksid seda armatsemist, mitte ainult seksi füüsilisel tasandil, vaid seda armatsemist. See seks on lihtsalt nii hea, et sul tulevad õnnepisarad sellest, mida sina võid kogeda. Ja et mehed õpiksid nagu seda orgasmi ja kulatsiooni nagu eristama. Erinevad asjad. Täiesti erinevad ja ka see, et kuidas me seksuaalenergiat saame suunata, kuidas naised saavad hakata kogema sisemisi orgasme, mitte esimese laine orgasm, vaid teine, 3., 6., 12., lõpus 26 on ju. Vau, mis siis naistega toimub. Et see ei ole niimoodi, et see on nagu kiire maius, vaid sa tõesti lükkad edasi ja sa lõpuks oled lihtsalt nagu nii küpse, et sa nagu reaalselt sul jalad, sa ei suuda nende peal kõndida ka. Alistud lõpuni, lahustud kõigeks. Ilus. Ütlesid, et ausus teid ka väga oluliseks, et ütleme õnneliku suhte saladuseks, eks ju, et kui aus, kas 100%, kas nagu brutaalne ausus, kas sa ise oma suhetes propageerid seda, kasutad seda, et sa oled päriselt nii aus? Mina ei suuda olla nii, et ma jätan midagi ütlemata ja ma reageerin kohe. Ja kui on mingi asi väga terav, siis ma ütlengi, see ei sobi mulle, mul on vaja enda aega ja ma annan esimesel võimalusel teada, mida ja kuidas ma ennast tunnen. Mulle nii meeldib, et mul on partner, kes suudab mind lõpuni mõista. Ta on nii empaatiline, ta on nii kohal, ta on nii kuidagi nagu nii toetav. Noh, ma ei ole mingi lihtne naine, et ma selles suhtes nagu ma olen illusioone ei loo. Et ma illusioone ei loo, et kui me läksime suhtesse, siis ma ütlesin talle ka, et kas sa oled selleks valmis. Ja siiamaani on ta väga hästi sellega hakkama saanud, aga tänu sellele, et tal on väga hea oskus iseenda tundeid, emotsioone mõista. Mees, kellel ei ole kontakti oma tunnete emotsioonidega, tal on väga raske mõista naist. Aga kui palju on meil neid mehi, kes peensusteni iseennast analüüsivad? Nad ei taha sellega tegeleda. Nad ei taha nagu, nad on kuskil nagu mingisugusest... Emotsioonid, me kardame, muidu ei taha neid, miks me peame tegelema selliste asjadega? Koolitusel ütleme, et emotsioonid, siis vaatad mehed nagu võpatavad seepärast, et mis mõttes ma pean naisega ausalt rääkima. Ma ei saa seda teha sellepärast, et see ju tõmbab üles mingisugused emotsioonid, emotsioon tähendab mingisugust kriisi, see tähendab seda, et ma pean energiat kulutama. Tegelema selle asjaga. Ja mis meil õpetati? Mehed ei nuta. Me lükkame, surume need tunded alla ja siis naine hakkab midagi jutustama ja rääkib, hakkab jälle pihta, tõmbad jälle selle sae käima, mis on sul jälle päevad või mis sa tahad, on ju. Ja ma tahan veel öelda naistele, et kui teie mehed on nii hellas ja õrnas kohas ja nad on jaganud enda sees nagu kõike, siis mitte kunagi tülihoos, pahadel päevadel. Te ei tohi oma mehele tagasi öelda seda, mida nad teile on usaldanud. Sest see tõmbab kriipsu sinna peale. Tõmbab kriipsu peale ja sealt ei tule nagu mitte midagi. Kui sa ausalt omandega võtad ennast põhimõtteliselt paljaks, emotsionaalselt jagad ja siis seda kasutatakse relvana sinu vastu, aga see läheb mõlemat pidi. Samamoodi ma tahtsin öelda, aga mehed ei tohi öelda naisele mitte ühtegi asja tagasi, mida ta on jaganud. Ja nii palju küsitakse, et kas me peaksime olema nagu lõpuni ausad, et missugused suhted on meil olnud varem. Missugused on olnud meie seksuaalpartnerid, missugused on meie seksuaalkogemused. Mina ütlen seda, et see on igal ühel erinev. Kes tahab jagada? Jah,
aga näiteks kui naine räägib, et minu eelmine mees tegi seda, ta ei käitunud minuga hästi seda, ta annab sellega juba sellele uuele mehele, et justkui minuga võib nii käituda. Ja seal tekib nagu see austuse nagu kadumine. Et kui sa lähed uude suhtesse... Räägi sellest, mis on hea, mis sa soovid. Räägi sellest, mis on sinu nagu sellised soovid ja mida sa oled õppinud, mis sulle enam ei sobi ja mida sa soovid. Et mitte me ei keskendu sellele, mis oli halvasti, vaid sellele, et mis on hästi. Sest iga suhe, mis meile tuleb, mis on väga keeruline, väga raske, ta tuleb ju tegelikult meid õpetama. Ja mul on üks suhe elus, mida ma tõesti, ma olen patja nutnud, ma olen mõelnud, kuidas see minuga sai juhtuda. Aga ma pean ütlema, et läbi selle väga keerulise, väga raske suhte, ma olen nagu nii hea täna selles, et ma ei lase mitte kunagi enam kellegil sellesse kohta ennast viia. Endale ma sain nagu väga selgelt aru, et ma ei tohi ikkagi nagu järgi anda, et kui siin on minu piir, ma ütlen stopp ja ma ei astu siit sammugi rohkem tagasi. Aga see tuli ainult läbi valusa kogemuse. Nii et ärge mõelge, et kui te olete mingis suhtes ebaõnnestunud, et see on nagu nii selline nagu, nüüd ongi kõik. Vastupidi, see on see koht, kus on võimalus teha järgmine kord. Kasvada ja teha paremini. Ehk sul on see kogemus all. Ja kui ma mõtlen, et ma olen ka lahutatud, ma olen ülitänulik selle kogemuse eest, ma saan täna jagada, mida mina selles paari suhtes ei osanud teha, mida ma oleksin võinud teha teistmoodi, sest minul ei olnud sellist teadlikkust. Ja täna ma olen saanud nagu kõik kogemused. Mind on petetud, ma olen ise olnud, kes on petnud, ma olen lahutatud, ma olen saanud nagu kõik varjundid, mis on üldse võimalik mehe ja naise suhtes. Ka see, mis on naise ja naise suhtes, ka see on mul kogetud. Et ei ole asju, millele ma tegelikult ei teaks vastust. Et siiamaani nii palju, kui on minu käest küsitud või nii palju, kui ma nõustamisi teen, täna ma ju septembris on võimalik nüüd avalikult saada minuga personaalselt kohtumist, see kestab 1,5 tundi, ma teen seda enda stuudios ja ma olen nõustanud nii mehi kui naisi. Ja täna ma olen siis valmis selleks, et ma tulen avalikult sellele siis välja, et ma olen 100% kogemusnõustaja, kogemuskoolitaja, sest need seksiteemad, mis on inimestel ja need suhteteemad, et terapeudid, psühholoogid, nad on saanud oma väljaõppe, aga minu pagas on 42 000 inimest ja nende lood ja minu enda kogemus. Ehk see on nagu midagi, mida ma arvan, et kõikidel ei ole. Seesama, me õpime oma kogemustest kõige rohkem ja kui need on need valusad kohad, kui need on nagu need petmised, mis meil on olnud, need on need kohad, kus me oleme kõige rohkem õppinud, need kõige sügavamad kriisid on need ja nendest välja tulemine on tegelikult see, mis teeb meist selle. Et kes võtad vastutuse ja sa analüüsid, oskad seda nagu integreerida. Ja täna, kui me jagame ka meestele, jagame nüüd juba naistele, siis seal tekib ikkagi momente, et need on nagu universaalsed, need nagu läbikäid asjad. Ja ühe asja veel ma tahan öelda, et mul on tulemas naistele uus kursus, mis on mõeldud spetsiaalselt selleks, et naised saaksid tagasi oma enesekindluse, oma naiselikkuse ja on tulemas selline kursus nagu mina armastan ennast. Ja sinna on siis võimalik tulla naistel ja soovitavalt koos sõbrannadega. Ma võtan siin ainult vastu 10 paari ehk 10 sõbrannade paari ja see on midagi, mida kunagi varem ma ei ole teinud ja ma olen sellesse kasvanud rohkem kui 10 aastat. Nii et see oli mul kogu aeg peas olemas ja juba sügisel jälgige minu kodulehekülge eppkarsin.com saate te selle info või liitudes uudiskirjaga. Ehk siis see nagu ei ole ühekordne sutsakas, vaid see nagu... See saab olema selline nagu romantikapakett paaridele, mida ma teeks Vaagenkülis nädalavahetusel ja see saab olema tõesti selline, kus naised võivad öelda, et see, kes nad olid ennem ja see, kes nad on pärast seda nädalavahetust, on nagu ööpäev. Seesama, mis me enne rääkisime, et sinu enesekindlus, et seda edasi anda nagu teistele ka, et veel rohkem naisi oleks enesekindlad, sest tegelikult see enesekindel naine on see, kes on seksikas, kes on nagu äge, et kui see ise naine ennast armastab, see on nagu kõige parem esituse. Ma tahan naised, et nad ärkaksid ülesse. Et nad võtaksid vastu ennast sellisena, nagu nad on. Ja sinna tuleb Diana Sooveli, minu imearmas sõbranna ja sinna on ka läbi põimitud human designiga, et te saaksite ka veel teada, kes olete teie ise. Kuidas enda potentsiaali siis päriselt nagu human design.
super asi. Meie suhtes väga palju toonud. Aga ühte asja mina tahaksin ikkagi veel uurida, mis on nagu nii-öelda, Kristo ennem rääkis, et tema on nii-öelda teiseks isaks siis endale Mattiasele nii-öelda pojale. Et rääkisid sellest lahutusest, on ju. Et kuidas täna on see suhe või kuidas see nagu nii-öelda on kestnud selle 17 aasta jooksul siis nii-öelda, see suhe ju lapsevanemate suhe ei lõppenud teil. Ei lõppenud, et kuidas nagu... Mul on maailma kõige ägedam lapse isa. Perfecto. Lihtsalt nagu parimast parim. Et see, et meie oma vahel ei sobinud, me pidime saama kokku selleks, et sünniks selline imearmas tütar. Ja kui palju on lapse isa siis tegelikult tegeleb täna, kui palju kogu see ratsa maailm ja kõik see, mis on, see ongi nagu isa ja tütre teema. Mina olen sellest nagu praktiliselt nagu väga minimaalselt osalen. Ja ka see suhe meil lapse isaga, kui peale lahutust, ma ütlen ausalt, esimesed 2 aastat oli keeruline, aga täna, kui on mingi mure või mingi raskus või nagu, mis on, mul ei ole seda kohta, et ma ei võiks jagada. Ta on väga tark, ta on väga laia silmaringiga, ta on hästi palju olnud abiks ja toeks. Ja ma pean ütlema, et ka temal on täna kõrval uus naine ja kui nemad abiellusid, siis mina olin nende pulmas, ma tegin neile seksi viktoriini seal külalistel, mul oli 2 kasti kookosõli. Neil on imearmsad lapsed, 2 last, et ma olen ka nende lapsi käinud hoidmas, et meil ei ole seda, et kuidagi kellelgi kuskil kriibib, tal on väga-väga armas naine ja kui mul on olnud, ma olen nagu mingi tervise teemadega, mul on olnud selline lihtsalt võimalus alati küsida, näiteks ka nõu tema naiselt, et mulle väga meeldib see. Et tervise teema on lihtsalt see, et ma olen selline, kes tahab süüa hästi tervislikult ja siis ma olen saanud väga head nõud, sellepärast et tema naine on õppinud, issand, ma ei oskagi öelda, ta on toitumisalaselt, ta on väga-väga tark ja minul ei ole seda kohta, et ma oleksin kuidagi kibestunud või pahatahtlik või meil ei ole seda. Aga mis sa tood sinna juurde, nagu näiteks, kuidas, et ongi meie soov on ka ju, et lapsed oleksid õnnelikud, eks ju, ja lihtsalt nii paljud paarid, kes lähevad lahku, mida me näeme nagu kõrvalt ka, on see, et see tekib sinna nagu sisse. Et üks ütlesid, oli aeg kindlasti, mis andis nagu mingisuguse nii-öelda koha sinna, aga on sul mingid nippuid rikke veel anda? Et... Me käisime peale lahutust, käisime näiteks pereteraapias, sellepärast, et meil oli mõlemal see suhtumine, et laps ei ole kilbiks. Last ei tohi kunagi kilbiks võtta. Ehk siis esimene nõuanne on ja kõik olulisem on see, et laps välja sellest... Laps välja ja lapsega ei tohi manipuleerida ja vanemad suhtlevad otsa oma vahel. Mitte läbi lapse, ütle isale seda, ütle emale seda, ema tegi seda, isa tegi seda. Laps armastab võrdselt mõlemaid vanemaid. Ükstaspuha, millised need vanemad on, eks ju. Ja me saime ikkagi väga palju sellest abi ja ka mina mingisuguste oma selliste võib-olla varasemalt, ma ei olnud sellises olukorras olnud ja see oli minu jaoks uus. Ja mulle väga meeldis see terapeut, kes meiega tegeles, et ta andis mulle väga häid nippe, ütles, et see on loomulik, see lein, eks ju, kui on lahku mindud, et see tuleb kõik läbi endast käia. Aga ma sain ju mõistuse tasandil aru, me ei sobinud kokku elama. Ja see on nagu kõige nagu õigem otsus, sellepärast, et ei ole mõtet üksteist piinata. Et laste pärast koos elamine ei toimi. Lapsed on kõige suuremad kannatajad ja et kui ikkagi ei sobi, ka meie proovisime, et äkki saab see suhe toimima, ei saanud ja lahku tuleb minna siis, kui suudetakse jääda üksteisega veel sõbralikult suhtlema ja meie seda suudame. Mitte ei lase üle vindi. Ja me ei vihka üksteist. Me aktsepteerime üksteise uusi elukaaslaseid, me ütleme, kui on mingisugused jõulud või asjad, me käime pereta niimoodi läbi, käime koos ja see on täiesti normaalne. Et mina ei saa sellest aru, et kui on lahku mindud, et siis ma kuidagi olen hästi vihkav ja pahatahtlik ja ma räägin oma kaaslasest halba. Seda kindlasti ei tohi teha, eriti laste juuresolekul. See on enese kasvu koht vist ka jälle, et kui tegelikult täiskasvanus oled ja kuidas sa seda võtta suudad, sellepärast see on nagu kõrvalt vaadates ongi ilmselge, aga lihtsalt kõik ei suuda seda kohta vastu võtta. Ja, aga see tähendab, see näitab tegelikult seda küpsust iseenda sees. Täiskasvanuks olemine, küpsus, täpselt seesama vastutuse võtmine, sest üks suhe sai läbi, aga lapsevanematena eluaeg koos. See pole mitte midagi teha. Nii et mina olen väga tänulik. Väga-väga tänulik. Väga äge. Aga me hakkame kokku võtma täna. On midagi veel, mis sinul on nii-öelda siis hingele, mida sa sooviksid öelda ja eelkõige just lapsevanematele, et kuidas siis ema seda intiimsust, lähedust
nii-öelda rohkem õitsele puhuda? Kindlasti üks on see, et vähegi võimalusel võtke kord kuus teineteisele selline nädalavahetus. See võib olla ka nädala sees, kui on võimalik, sõltuvalt teie elu ja töögraafikust, et te saaksite olla armastajad, mitte ainult lapsevanemad. Sest kui lapsed on läheduses, siis naised ei saa intiimselt avaneda. Teiseks, kui teie suhe on väga kaua aega kestnud, aga te tahaksite mingisugust värskust tuua, siis see romantikapakett paaridele, mida ma teen minu kodulehelt. No seal on olnud paare, kes on olnud 20-30 aastat koos ja siis nad avastavad üksteisest ja iseendast täiesti uusi tasandeid. Ja jätke meelde, lapsed kasvavad kodust välja, aga oskus jääda oma partneriga intiimselt, emotsionaalselt lähedaseks on väga suur kunst. Aitäh sulle. Fantastiline, aitäh sulle. Aitäh sulle, sellega lõpetame. Nii et aitäh täna kuulamast ja vaatamast meid. Sulle Epp Elisa Huubi poolt ja väike kingitus ka. Järsku tasuta Huubi pluss väike raamatukene. Ja raamat ei ole Elisa Huubi poolt, raamat on Illimari pildi poolt. Illimari pildi raamat, kõik on võimalik. Kõik on väga vähalik. Ja siis jällegi, kui teile läks korda meie tänane saade, siis kindlasti jagage seda ka teistega, oma sõpradega sotsiaalmeedias ja kohtume teiega juba varsti. Ja mina tahaks lõppu öelda, et kuna see saade läheb eetrisse, siis sellest päevast alates 7 päeva kehtib kõikidele teie kuulajatele, vaatajatele sooduskood minu kodulehekülje pealt eppkarisin.com armastus 20. Ja saate osta parema hinnaga koolituse. Välja arvatud romantikapakett, sellel see ei kehti, aga lingamassaaž, joonimassaaž, suuseks ja naine tunne oma kehakoolitselt. Papsid kirjutavad alla, me oleme käinud ja kindlasti soovitame. Aitäh, Epp, et sa teed seda, mida sa teed. Eppu tegemisi saab jälgida kindlasti sinu koduleheküljelt ja Instagram on ka nüüd sul. Ja Instagram on ka. Ja aitüma kõigile. Aitäh.